Tere kõikidele, kes on jõudnud siia kohale vaatama meie live show'd. Miks me seda teeme, sa küsid? Sellepärast, et üle-eestiline noorsootöö nädal toimub juba 14. korda ja kannab pealkirja Erinevus rikastav. Meil on jõudnud stuudiosse Jasmin, tere! Tere! Kuidas sul läheb? Minu läheb arvestades, kui hull aasta see 2024 on olnud. Läheb üpris hästi, et tegelikult ei saa vinguda ja olen rahul sellega, mis mul on ja mis võimalused mul on see aasta olnud ja mis veel tuleb. Kuidas sul läheb? Keegi ei olegi varem minust küsinud. Ja mul läheb ka väga hästi, väga lõbus on praegu olnud. Aga 2024 sellest me ei räägi? Ei, Okei. Aga mis sa nagu praegu, millega sa tegeled? Kas sul on mingi huvitav projekt? Ja ma tegelikult väikse saladuskatte all saan öelda, et ma teen uut muusikat. Teen nagu uut albumit vaikselt, rahulikult. Aga selle üle olen väga elevil ja enamus ajast veedan siis praegu stuudios kella 5 hommikul ja tulen unisena siukseid asju tegema kaamera ette. Aga jah, sellega ma enda aega praegu sisustan. Räägime mussist, kuidas sa jõudsid muusikani? Ma olen terve elu laulnud tegelikult. Mu ema tavaliselt ütleb mulle kogu aeg, et ma sündisin lauldes, et ma ei karjunud nagu teised beebid, vaid ma sündisin lauldes. Aga ma arvan, et ta lihtsalt ütleb seda, et armastab mind. Aga väiksest peale jah, mul isa oli laulja ja meil oli pere hästi siuke muusikaga seotud. Või mu ema ja mu isa olid hästi muusikaga seotud ja siis see kuidagi tundus kõige nagu loogilisem või ma ei tea, ma olen alati arvanud, et minust saab laulja, et see jah, niimoodi siis minust saigi laulja. Mis mussi teie pere kuulab või kui sa väike olid, mis üksid laule sa mäletad sellest ajast? Ma mäletan väga selgelt seda, kuidas mu ema alati äratas meid üles muusikaga, et meil ei olnud nagu äratuskella, vaid mu ema lihtsalt pani nagu suurtest kõlaritest muusika plästima ja see oli siis kas mingi Pizza House vahel või siis ma mäletan, et mängis mingit siuke Eesti bänd oli nagu Outlouds. Mängis nende muusikat, vahel pani Peedvetersi mingit plaate mängima. Ei, see igast erinevaid asju. Aga ma mäletan, et lapsena ma olin hästi suur Avril Lavigne'i fänn. Jaa. Ja mu ema nagu julgustas mind täiega, et olla see Avril Lavigne'i fänn millegipärast, et ju siis talle ka nagu meeldis, aga ta ei saanud seda nii nagu välja elada, nagu mina sain, sest et ta oli täiskasvanud inimene ja äkki see oli nagu veider, et täiskasvanud inimene on nii suur mingi girly punk pop girl fänn nagu. Aga jah, mu ema ikkagist lasi meil nagu kõik erinevad kuulata ja mingit siukest spetsiifilist asja ma otseselt ei oskagi võib-olla välja tuua. Mis sa praegu kuulad? Praegu ma kuulan hästi palju R&B'd, hästi palju Afrobeat'i ja ausalt öeldes rohkem kuulama mingit podcast'e. Et muusikuna ma ise väga palju muusikat ei kuula vabal ajal, sest et lihtsalt ma teen nii palju mussi, et nagu mul on vaja veits vahel seda. Kusjuures ma väga samastun, mult küsitakse, et kes minu nagu inspiratsioon nagu mingi Eesti sisuloojatest on. Ei lihtsalt ei jälgigi. Ja meelega ei jälgi. Ja et nagu võib-olla ongi raske lõpuks nagu eraldada seda inspiratsiooni ja kopimist. Kui kogu aeg nagu võtta inspiratsiooni mingilt kindlalt inimeselt nagu. Aga mis su nagu ise enda lemmiklaul on? Nagu mu enda lugudest? Oi, no mul nagu mingit ühte kindlat ei ole, aga ma tean alati seda, et iga kord, kui ma mingisuguse albumi välja panen, siis minu enda lemmiklaulud nendelt albumitelt on alati need, mis saavad kõige vähem kuulamisi. Et nagu need, mis on minu hinge jaoks tehtud. Aga näiteks ongi viimase albumi pealt siuke laul nagu Say It Again, mis on ühe LA artistiga koos ja jah, kõik siuksed, mida keegi tegelikult ei teagi, nii et minge vaadake neid, millal on kõige vähem striime ja siis teate, et need on mu lemmikud laulud. Sinust tuli eelmine aastaga dokumentaalfilm välja. Ja. What? Ja tuli. See oli ka minu jaoks natuke siuke naljaks, et ma olen, sellel ajal olin siis 24 on ju, kui see välja tuli. Et nagu mul oleks, mul on ju päris palju elu veel ees, et juba tehakse mingi dokumentaalfilm. Aga see kuidagi sündis tegelikult kogemata.
et me ühe videoproduktsioonifirmaga nimega Vita Pictura tahtsime teha mu eelmise albumi jaoks siukse nagu lühifilmi, mis oli nagu muusikavideotest siis tehtud, et ta on nagu siuke pikk muusikavideo põhimõtteliselt. Ja siis režissöör mõtles, et davai, et võiks siis teha sellele kõrvale ka mingisuguse nagu lühidoki või siukse BTS nagu behind the scenes mingisuguse video, onju. Ja nad hakkasid seda juba filmima ja siis me mingi hetk saime teada, et meil ei ole ikkagist piisavalt nagu kapitali, et teha seda muusikavideo asja. Aga nad juba hakkasid seda nagu dokilaadset asja filmima ja siis nad mõtlesid, et suva, et just jälitame sind aasta aega kaameraga ja vaatame, kuhu see viib. Et see kuidagi niimoodi sündis. Ja kuhu ta viis siis, kuidas see välja kukkus? See viis niimoodi, et me saime New Yorgis ühele filmifestivalile nimega Chelsea Film Festival. Ja me läksimegi esilinastusele täpselt aasta aega tagasi läksime New Yorki, mis oli väga cool filmifestivalile, punased vaibad, särgid, värgid. Ja seal oli siis see esilinastus ja siis tulime tagasi Eestisse ja siis oli Buffil Eesti linastus siis. Ja kuidas inimesed reageerisid, kas oli nagu erinev tagasiside välismaal versus Eestis? Ja see film põhiliselt lihtsalt räägib sellest, kes ma olen või kuidas ma enda tööd teen ja kuidas ma siia jõudsin ja ta kulmineerub mingisuguse kulminatsioonini, et ma võitsin enda esimese Eesti muusikaauhinna ja see on siis nagu filmi lõpp. Ja üleüldiselt me räägime seal filmis, ma räägin seal filmis muidugi muusikast ja sellest, kuidas on olla tumednahaline eestlane ja kuidas on teha siukest muusikat, mis Eestis väga palju nagu ei tehta või väga palju ei kuulata. Ja ma imestasin, et USA-s jälgiti või märgati selle filmi puhul täiesti teisi asju kui Eestis. Et USA-s põhipunkt oli nagu see, et okei, et kuidas see võimalik on, et sa oled nagu üks ainukestest tumednahalistest või kuidas see võimalik on, et teil ei ole nagu R&B muusikat või et üldse hip-hop ei ole ka nagu see, mis on USA-s hip-hop, on ju. Ja et nad olid nagu sellest nii fascinated ja sellest, kuidas on nagu navigeerida riigis, kus ei ole väga palju inimesi, kes näevad sinu moodi välja. Ja seal tekkiski siis nagu see vestlus, et rassism on üle terve maailma erinev. Et seal on see, et neil on väga suur kogukond ja neil on tegelikult väga palju tuge, aga ikka nad kogevad nagu mingeid asju ja siis nad said korraks nagu selle perspektiivi läbi minu filmi, et kujuta ette, et sa oled nagu põhiliselt üksi. Et sul ei ole nagu mingit kogukonda. Aga Eestis põhiliselt lihtsalt vaadati, kes ma olen ja millega ma tegelen, mis oli väga lahe. Et ma ei olnud varem niimoodi ennast nagu avaldanud enda nagu isiklikku poolt ja see oli nagu väga tore. Nagu täiega huvitav, sellepärast, et ma ei tea, TikTokist on tulnud siuke nagu stereotüüp on ju, et eestlane ei salli mitte kedagi, kes ei ole kas valge või teine eestlane. Et kas sa pigem vaidleksid sellele vastu? Ei, otseselt ei vaidleks sellele vastu. Selle filmi nagu reaktsiooniga. Ja. See on kuidagi naljakas. Ma nagu otseselt ei vaidle vastu, aga võib-olla nagu mingil määral vaidlen vastu. Et see, et ma erinen teistest inimestest on toonud mulle pigem väga palju rohkem kasu Eestis kui see, et halba. Ma paistan silma ja ma saan seda ära kasutada enda heaks. Ja ma ei ole ennast mitte kunagi tundnud päriselt nagu mu elu oleks ohus, sellepärast, et milline ma välja näen. Muidugi meil on olnud siin Eestis ka selliseid olukordi, kus on vägivaldsusega suhtutud teistmoodi inimeste vastu, aga jah, ma ei tea, nagu see TikTokis, ma võib-olla ei saa aru, mida sa nagu mõtled, kuidas nagu TikTokis see väljendub. See on siuke nagu loll stereotüüp, et nagu mingid
ma ei tea, mingid offensive meme videod ja siis seal kommentaarid on kõik eestlased on mingi Eesti. Ma vist mingi hetk sain teada, mis see TikToki kommentaar tähendab, see well või kasutatakse seda ja nii edasi. Ma ei tea, ma üleüldiselt TikTokis nagu ma ei jälgi üldse seda, mida nagu nendes kommentaarides, mis seal nagu toimub, aga ma kindlasti märkasin küll seda, et ma arvan, et täna võib-olla on ühel noorel tumednahalisel eestlasel võib-olla natukene raskem üles kasvada, kui mul oli. Just sellepärast, et mis TikTokis toimub. Et ma ise ka imestasin, et kui ma hakkasin TikToki postitama, et kui palju ma seal nagu sain mingid hate kommentaare just sellega seotud, et mis värvi mu nagu nahk on. Et see on nagu väga naljakas mu jaoks. Aga here's gonna hate. Kuidas sul oli üles kasvada, sa enne mainisid, et said põhimõtteliselt üksi? Ja, õnneks mul oli vend ja me teadsime 2-3 inimest veel, või meie vanust last veel, kes olid pool eestlased, pool teise rahvusest ja lihtsalt natuke tumedama nahaga. Meil oli nagu väga hea lapsepõlv. Me saime väga palju tähelepanu, sellepärast, et me olime teistmoodi, on ju. Muidugi sealt tuli ka natuke halba vahel, aga pigem siuke, nagu ma enne ütlesin, et see mitte kunagi ei olnud otseselt nagu vägivaldne ja siuke ohtlik. Pigem siuke eestlased teadmatus, et natuke nagu ignorantsus, et nad ei tea paremini lihtsalt ja enamasti siis nagu vanemad inimesed suhtuvad sinusse, et nagu sinu kõrvale ma küll bussis nagu istuda ei taha, vaata, et nagu mingi, mul ongi siis palju rohkem ruumi. Aga muidu nagu ma sain hästi palju pigem komplimente ja siukseid innustamisi, mis nagu omakorda on natuke teistmoodi nagu mõjutanud, et võiks nagu arvata, et nii tore, et saad nagu, et sinus usutakse ja kõike seda, mis ongi hästi tore. Aga mind see nagu mõjutas teistpidi, et ma tunnen kogu aeg siukest pinget, et ma pean siis nagu tõestama ennast, et minust siis nagu saabki see inimene, kellest mu ema rääkis kogu aeg lapsena, et you're gonna be a star ja mingi sa saavutad kõik, mida sa tahad ja sa oled nii andekas ja nii edasi. Et careful what you wish for võib-olla. Kuidas sa võrdleksid enda üleskasvamist siis võib-olla kellegagi tänapäeval, kes nagu peab kogema neid TikToki kommentaare? Ma ei oskagi ennast panna nagu nende jalanõudesse, sest et ongi, kuna ma kasvasin siukses peres üles, kus ma ei tea, meedia tähelepanu oli siuke asi, millega me olime harjunud tegelikult juba, arvestades, kes mu nagu ema, isa ja mu tädi on, me olime nagu harjunud, et kogu aeg inimesed nagu kirjutavad ja räägivad, siis lapsest peale on meile nagu öeldud, et ei ole nagu mõtet väga tähele panna või lasta ennast nagu mõjutada sellest, mis nagu või seal internetis sinu kohta räägitakse, on ju. Aga sellel ajal see oli lihtsalt, mis inimesed mingi kroonika kommentaariumis räägivad, on ju, et sa saad seal tegelikult eemalduda ennast nagu sellest, on ju, et sa ei pea lihtsalt lugema neid, aga samas tänapäeval, kui sa postitadki TikToki ja see on su kommentaariumis, sa näed kohe, kui keegi kirjutab, see on nagu kogu aeg sinu ümber. Ma ei kujuta ette, kui raske see võib olla. Ma arvan, et tänapäeval on nendel nagu rohkem julgus, sest et see edgy humor on nagu nii normaliseeritud. Ja, võib-olla ongi see ja siis see, et see on tegelikult see enamasti ma vist märganud, et need, kes kommenteerivad siukseid asju, on ikka suht anonüümsed, et neil on nagu, neil ei ole enda pilt, neil ei ole enda nimi, nad ei postita ise videoid. See ütleb juba väga palju. See ütleb väga palju, et jah, see on lihtsalt nii lihtsaks tehtud see küberkiusamine tänapäeval. Kui palju sa välismaal oled käinud ja kuidas sa võrdleksid seda Eestiga? Mina olen olnud õnneks enda elu jooksul väga õnnistatud, et olen saanud hästi palju reisida. Et mu ema prioritiseeris reisimist täiega, kui me olime lapsed. Et me ei olnud nagu rikkad otseselt, aga ta pani alati raha kõrvale, et me saaksime aastas vähemalt 2 korda nagu reisimas käia. Ja täiskasvanuna ma sain sellest aru, et see on ikka nii oluline, et laps saaks nagu näha erinevaid kultuure ja asju, et tihtipeale ma olen lihtsalt kuulnud, et mingid inimesed räägivad, et
et mis sa ikka viid selle lapse nagu võtad reisile kaasa, et ta niikuinii ei mäleta ju midagi ja ta niikuinii tahab lihtsalt mingi basseinis olla ja mida iganes. Mis on tõsi, et nagu ma aga las ta olla ja, et enamus reisidest ma ei mäletagi väga midagi või ma mäletan siis, kui ma mingit pilti näen, on ju. Aga see on lihtsalt nii oluline minu arust sinu nagu silmaringi laiendamisele ja sellele, et sa näedki erinevaid inimesi ja et sa puutud kokku erinevate keeltega ja välimustega ja kultuuridega ja muusikaga. Et see on nii oluline olnud ja kuna ma olin lapsena see oli minu jaoks nii kättesaadav, siis ma sain aru täiskasvanuna jällegi, et alateadlikult see oligi minu jaoks nagu normaalne see, et on erinevad inimesed ja et kõik ei ole täpselt samasugused ja et kellelgi võib olla tume nahk, kellelgi võib olla valge nahk, kellelgi võib olla veits kollakam nahk, on ju, et nagu kõik on erinev ja see ei olnud see, et see on veider või see oli minu jaoks nagu normaalsus. Ehk siis see, et kui ma hakkasin nagu aru saama natuke asjadest, et teised inimesed räägivad nagu rassismist ja teevad mingeid selliseid rassistlikke kommentaare, siis see oli nii ebanormaalne mu jaoks. Ja see ei ole ainult isegi nahavärvi kohta, vaid see on ka su seksuaalsus, see on üleüldiselt nagu su kehakaal, whatever. Kõik sellised asjad, mis oli minu jaoks nii nagu naljaks, et me üldse nagu kommenteerime neid asju ja et see ei ole normaalne inimeste jaoks, kes Eestis on nagu enda mingis mullis elanud. Mis sa ütleksid nendele noortele, keda praegu kiusatakse, mis tahes asja pärast, olgu see kehakaal või nahavärv või mis iganes? Ma arvangi, et see on nii cheesy asi, mida öelda, aga see on nii tõsi, et lihtsalt ei ole vaja nagu don't pay attention või nagu, et see on lihtsalt täielik müra, nagu see ei ole mitte midagi, mis sind nagu mõjutab ja mis peaks nagu mõjutama ja kui ta mõjutab, siis see peaks just mõjutama hästi, et sa peaks andma rohkem nagu innustust ja siuke, et mingi ma siis näitan teile ja nagu see on lihtsalt nii mõnus tunne, kui sa saad nagu mingisugusele heiterile ära näidata, olla lihtsalt nagu, aga siis vaadake ja jälgige ja nagu thanks, et mulle view'e annad ja mu postituse all engage'id ja thanks, et kommenteerid. Et pigem tuleks olla jah siuke, et nagu ära kasutada kõike seda enda kasuks. Ma tahan just öelda, et kui ei ole närvi ära kasutada, on ja mis on ka täiesti okei. Blokkimine, ülifun. I love blocking people. Nagu. Ja see on ka lihtsalt nii lihtne. Protect your peace, nagu see ei ole mõtet. Ma mõtlen sama, et sa tuled minu kommentaaridesse, minu videole, minu närve hakkad sööma. Ei. Ja ei ole vaja. Ja siis see ka, et kui sa ei võtaks selle inimese käest mingit nagu elu advice'i, siis sa ei peaks võtma ta käest kriitikat ka. See on siuke aidanud mul väga. Aga meil on ülipalju küsimusi. Esiteks, Väänaküla noored soovivad Jasminile edu. Aitäh. Nii tore. Kuidas võiks Eesti ühiskond paremini toetada ja väärtustada erinevaid kultuuritaustasid ja loomingulisi väljendusi? Oli selle üks küll praegu. Selles suhtes ma ei ole poliitik, ma ei tea, aga ma arvan lihtsalt võib-olla asi hakkab just kodus lapsevanematega peaks nagu rääkima, et ise näidata enda lastele seda, et on erinevad inimesed eksisteerivad ja et ongi iga kord, kui mul lapsena mingisugune kas lasteaiakaaslane või koolikaaslane ütles mingi kas N-sõna mulle või see tuleb kõik kodust. Laps ei kuule neid asju mitte kuskilt mujalt, ta kuuleb neid kodust. Et kas sissi istub õllega teleka ees ja mingi vaatab telekat ja ütleb, jälle need nii-öelda on ju. Et see tuleb kõik kodust ja lapsevanemad võiksid lihtsalt ennast natuke rohkem nagu kurssi viia, mis toimub ja minu jaoks oligi see, et ma olin nii paljude erinevate inimestega ümbritsetud enda elu jooksul või enda lapsepõlve jooksul, et see pärast oli normaalne. Et lapsevanemad võiksid peeglisse vaadata võib-olla. Ja võib-olla, kui sa oled juba mitte enam nii laps, kui sa teadvustad endale, et sul on probleem, siis see on ka tegelikult nagu tore, et teadvustad tegele sellega. Kuidas sa oled muusikas väljendanud oma identiteeti ja mitmekesisust, mis sind kõige rohkem inspireerib? Eks see olegi siuke nagu konstantne küsimus, on ju, et kes ma olen ja mis mind inspireerib. Aga ma arvan, et
ma üritan ennast väljendada nagu enda kõige seda truumat ennast, enda muusika kaudu väljendada niimoodi, et ma lihtsalt ei ürita teha midagi, mis on juba tehtud ja samas ei ürita teha midagi, mis oleks nagu täiesti uus, vaid ma lihtsalt teen seda, mis tuleb ja usaldan nagu iseennast, et küll nagu toimib, sest et nii palju, kui ma olen mussi välja pannud ja esinenud ja teinud, ma olen aru saanud, et kõik need projektid, mis ma olen välja pannud selle või mis ma olen loonud nagu selle suhtumisega, et vaatame, mis saab ja et nagu ei pane liiga palju mingisugust stressi sinna taha, et mis see asi olema peaks. Need on kõige paremad ja just need, mis ma olen olnud siuksed mingi, et ma tahaks nagu siukest asja teha ja see artist ei teinud niimoodi, et ma võiksin ka siis mitte niimoodi teha ja siis need lihtsalt ei funka. Nii. Kuidas leidsid oma hääle ja stiili muusikuna? Kas oli hetki, mil tundsid, et tahad eristuda või vastupidi sobituda? No, see on suht sarnane eelmise küsimusega siis jah. See on ikka veel, ma ei ole leidnud enda häält ja enda soundi ja enda nii-öelda image'it, et see on nagu, see on protsess ja see on ülilahe, et see on protsess. Ma arvan, et üliigav oleks, kui ma oleks juba mingi 5 aastat tagasi olnud mingi, ma tean täpselt, kes ma olen ja ma tean täpselt, mida ma teen ja mida ma tahan teha. Et peabki nagu erinevaid asju katsetama, muidu nagu ei jõuagi kunagi kuskile nagu, või noh, jah, mida iganes. Et nagu see lõpp-punkt ei peakski olema see, et me jõuame mingisuguse lõpp-punktini, vaid nagu me peaksimegi olema elevil selle teekonna peale. Ja see ei kehti ainult muusikasse. Jaa, see on iga asjaga. Kui sa oled praegu lost, kui sa ei tea, mida sa tahad õppida, mida sa tahad teha, kes sa üldse oled, that's fine. Ma arvan, et me oleme teist natukene vanemad, me ei tea, keegi ei tea. Ei, keegi ei tea. Ja nagu kõige olulisem on lihtsalt, et aega peab võtma. Et ma ise tegelen ka kõrvalt hobikorras küünetehnikuna ja ma peangi pärast vaatama su küüned üle, sest ma tean, et sul on alati väga lahedad küüned. Aga mul käib paar tüdrukut, kes on üpris noored või siuksed, et käivad 12. klassis on ju, ja siis mõtlevad iga kord mul küüntes, et tead küll, et kui sa küüntes käid, siis see on põhimõtteliselt nagu therapy session on ju. Et ma olen nagu terapeut ka, peaks tegelikult nagu rohkem raha küsima selle eest, aga see selleks. Siis nad kogu aeg räägivad, et ma ei tea üldse, mis ülikooli minna ja ma ei tea, mida ma teha tahan ja siis ma lihtsalt iga kord üritan nagu öelda, et võtke lihtsalt aega. Nagu see on täiesti okei, kui sa lihtsalt ei lähe kohe ülikooli, sa võid oodata 2 aastat, 5 aastat, 10 aastat, vahet ei ole. Et nagu see on kõige olulisem, et sa lihtsalt otsid ennast ja nagu elad ja selle läbi sa leiadki ennast palju paremini, kui see, et sa lihtsalt pushid kogu aeg, et midagi peab nagu tegema. Nõustun täielikult. Kuidas hoiad sina oma vaimset tervist? Oh my god, ma tahaks ka teada, kuidas kõige parem oleks seda teha nagu. Ja jälle, ma vist... Eksperiment, aga ongi. Ma vist ei ole selle intervjuu käigus nagu ühtegi konkreetset vastust arvanud. Aga jälle ütlen, et see on lihtsalt teekond ja peab lihtsalt otsima, leidma, mis nagu enda jaoks toimib. Aga mu pikemat aega olen kasutanud siukest motot nagu fake it till you make it, mis on nagu täiega hästi toiminud, et kui sa ei ole enesekindel, siis feigi, et sa oled enesekindel. Kui sa arvad, et sa ei laula täna piisavalt hästi, siis feigi, et sa arvad, et sa laulad piisavalt hästi ja see nagu on aidanud. Gaslightid ise ennast. Lihtsalt gaslightid, aga nagu positiivselt. Toimib, soovitan proovida. Kui keegi minu arvamust ka teada tahab, siis mina ütlen, et vahepeal siuksed voodis mädanemise päevad on täiesti ja see on nii okei, see on täiega vajalik ja ma ise olen täiega suur nagu advocate sellele, et nagu eriti naistena, sest et meil on erinevad tsüklid kuu jooksul on ju, et vahel on lihtsalt vaja seda, et sa vaatad Desperate Housewivesi kella 11 hommikul kuni kella 12 öösel ja tellid 3 korda päevas Wolti või siis sööd kiirnuudleid, mis sul on nagu kapis juba olemas on ju, ja see on täiesti okei. Ei peagi olema kogu aeg nagu top 1 inimene. Nii. Kas sa tunned, et sa oled kuidagi ka eeskujuks noortele, kes tunnevad ennast teistest erinevatena? Vau, ma ei olegi... Kas sa tahaksid olla eeskuju? Kas ta nagu... Ma ei tea, võib-olla see on nii nagu huvitav küsimus ongi, et me kõik oleme lihtsalt vaata inimesed on ju, ja kõik teeme vigu ja ei teagi, kas tahaks olla eeskuju, aga ma arvan, et
et kui mulle pannakse niigi nagu see mingi müts pähe on ju, et sa oled eeskujust, et sa oled avaliku elu tegelane, mis on nagu paratamatu, siis ma arvan, et ma olen teinud suht hästi. Et ma usaldaksin nagu iseennast sellega, et mingisugune noor tüdruk vaatab ja mõtleb, et ma tahan ka siuke olla, siis ma arvan, et see on nagu safe. Et ma midagi nii hullu nagu ei ole veel teinud. Et peaks nagu kahtlema seda. Ehk siis jah, vist. Millist nõu sa annaksid noortele, kes soovivad kunstiga tegeleda ja samal ajal oma ainulaadsust säilitada? No me olime siin mitu asja juba öelnud selle kohta, et üks asi ongi see, et ei tohiks nagu kopida. Inspiratsiooni on alati hea leida ja otsida, aga see kopimine on nagu veits keeruline asi, mida sa tegelikult ise ei märka ka. Kui ma ise alustasin muusikat, siis mu lemmikartist oli siuke laulja nagu IMDb ja ma ise ei märganudki seda, aga kõik mu esimesed laulud, mu sound oli täpselt samasugune ja siuke copy-paste nagu. Ja niimoodi, et isegi, et kui ma mängisin autos mingit IMDb lugu, siis nemad sõbrad küsisid mingi, kas see on sinu mingi uus laul või siis ma mingi, ei, see on IMDb, aga thanks. Aga jah, ja see ei olnud tegelikult lõpuks kõige parem asi, et nagu copyda kedagi, see ise nagu ei märkagi seda. Aga alustada võib-olla. Alustada see on jumala okei, aga mingi hetk peaks nagu sellest välja ka tulema, et mul on nagu üli hea meel, et ma tulin sellest välja, sest et nüüd ma tean, et ma oleks teinud sellel ajal võib-olla asju teistmoodi või Aga jälle, see on lihtsalt see protsess. Yeah, it's a process, yeah. Aga jah, sest mingi hetk peaks nagu märkama seda. Et kui sa tahad olla autentne, siis see on üks asi, mida sa pead nagu märkama. Et inspiratsiooni võtmine on nagu süük väga hall ala. Või siis lihtsalt väga teadlikult võtta inspiratsiooni, et ongi, et mulle meeldib see ja see ja see, kuidas ma siis teen selle ise endaks või kuidas ma panen nagu enda mingit funki sinna juurde. Ja lihtsalt jälle, nagu ma enne ütlesin, et ei tasu liiga palju nagu survestada ennast, et kõik see, mis välja tuleb, see tuleb ja see toimib, see alati toimib. Super. Aitäh, Jasmin, sulle saatse tulemast. Väga tore oli õppida sinu kohta. Aitäh sulle. Vaatasid just saadet Erinevus rikastab, mis toimus noorsootöö nädala raames. Teiste külalistega saad ka klippe järgi vaadata TV YouTube'i kanalist.